Garmin Forerunner 935. Ma tahan teha kellale seadistusi. Praegu on lihtsalt tehtud see standard esimene põhiline seadistus, aga ma tahan veel seadistada täpsemalt asju. Ja siis ma tahan seadistused üle vaadata, sest mulle alati meeldib omada ülevaadet, mis mul kellas on. Selleks, et seadistustesse pääseda, selleks peab vajutama selleks peab all hoidma vasakut keskmist nuppu pikemat aega. Hakkan vaatama tavalisi kellaseadistusi. Selleks vajutan vasakul alumisele nupule, nii kui tuleb ette setting. Ja kui see setting jälle kogemata läks mööda, sellest pole midagi, vajuta jälle alumisele vasakule nupule, kuni tuleb ette setting. Ja selle settingu valimiseks ehk siis kinnitamiseks vajutad ülemisele paremale nupule. Ma tahan vaadata üldiseid kellaseadmeid, ma praegu midagi spetsiifilist ei hakka siin valima. Valik, ma vaatan, mis siin veel valida on. Seal on nagu erinevad spordid, siis widgetid, ma ei tea, mis eesti keeles on. Kontroll, seda ma näitan hiljem, siis on watch face on siis, et milline see kell välja näeb, kui sa kella vaatad. Igasugused sensorid, mida ma vaatan ka hiljem, kaart, telefoniga üheldumine, internetivõrk, füsioloogilised meetrid. Alustangi füsioloogilistest meetrist, et mis siin veel valida on. Isiklik profiil, ehk siis kes sa oled või mismoodi sa need seadmeid tahad. Group tracking, activity tracking, süsteem, about. Siin on nii palju asju. Praegusel hetkel ma tahan alustada füsioloogiliste meetritega. See peab olema ekraanil. Ja siis valikuks jälle vajutan ülemisele paremale nupule. Auto detection. Kas ma tahan seda, et kell iseenesest paneb paika need igasugused asjad. Ma vaatan, mis siin siis selleks, et teada, mis seal sees on, et kas seal on veel mingid valikuid, selleks ma valin ülemisele parempoolsele nupule. Et kas kell ise vaatab, arvutab või mõõdab, mis on sinu maksimaalne südamelöögi sagedus maksimaalse. Mina tahan, et see on, aga kui sa ei taha, et see on, siis vajutad ülemisele parem nupule, siis kui on roheline, see tähendab, et see tähendab, et sa tahad, et see kell ise valib, ja off, siis ta ei ole roheline, siis tähendab, et kell ei hakka seda ise arvutama või vaatama. Edasi ma näen, et seal on juba veel mingi muu asi. Laktaat, threshold on, jälle on. Jah, ma tahan, et kell seda ise valib ja kui sa oled jooksja, siis sa tahad ka, et sul see oleks olemas. Aga selle saab ka välja lülitada on, off, vajutades siia ülemisele paremale nupule. Aga mina tahan, et see on. Seda ma tahan kindlalt. FTP. Ega ma täpselt ei tea või ei mäleta, mis asi see on. Aga las see olla ka on. Ega see midagi halvaks, see midagi halba ei tee, aga on, off, see physio true up. Või ma ei mäleta, mis asi on. Igal juhul las ta olla on. Ja kui mul nüüd need valikud on kõik tehtud, siis ma vaatan, et mis ma siis siin teinud olen. Et auto detection, et see tähendab, et ise automaatselt kell vaatab, otsib mul selle südame maksimaalse löögisageduse.
see on see mingisugune laktaadi jooksmise piir. Anaeroobse läve piir on see vist, laktaat threshold. Ja need on mul kõik on, las nad olla on. Nüüd, kus mul on kõik valikud tehtud, siis et tagasi minna, vaatama, mis mul siis veel on võimalik teha. Nüüd tuleb valida sellele parempoolsele alumisele nupule, kus on kirjas back. Mis siin veel valida on? Autod, nii, Visiometrics asjad, Performance Notifications. Vaatame, mis siin sees on. Vaatamiseks tuleb valida, vajutada ülemisele parempoolsele nupule. Perf Condition. Mis iganes see on, siin on valida, kas on, siin on valida, kas on või off. Mina tahan, et see on. Et siis, kui ta põhimõtteliselt kell ütleb siis sulle kas jooksu ajal või ma ei tea millal, et mis seis hetkel on. Te kogu aeg ei ütle seda. Ma ei teagi, ma ei mäleta. Kas see on see asi, et siis kui sa oled umbes 6 minutit või kilomeetri või umbes midagi oled jooksnud, siis sul tuleb kellaekraanile mingisugune teade, et missugune seisund siis on. Loomulikult, kui sa teed esimest korda selle kellaga alles trenni, siis võib-olla need näidud ei ole nii õiged aga lihtsalt see on võrreldes eelnevate treeningutega ja mulle meeldib seda näidata. Teinekord see küll ei tähenda mitte midagi, aga ikkagi on põnev, kui kell otsustab, et täna sa jooksed, tase on +5, võrreldes eelmiste treeningutega vahel on tase +1, vahel on isegi 0 või isegi miinus. Järgmine, siin on veel valida, vajutan siia jälle. Kui sa oled saavutanud uue maksimaalse hapniku tarbimise taseme, siis kell teavistab sulle seda, seda saab sisse lülitada kas on või off selle nupuga. Mina tahan, et see on. Ja siit järgmine valik on treening efekt. Seda näeb vist peale trenni, kui sa oled juba selle nii-öelda jooksu või siis mis iganes sa teed, ujud, rattasõit või mis iganes muu asi, oled kinni pannud, salvestanud. Või on see treening efekt, mida sa näed kohe alguses umbes peale seda, kui oled kilomeetri läbinud. Igal juhul ma tahan, et see on ka on ja siin on võimalik valida, kas on või off. Mina tahan, et see on. Kui ma teen sporti, siis las olla on. Nii et see nüüd valitud on. Edasi tuleb recovery time. See on taastumisaeg. Kui sa oled alles kella uus kasutaja ja ütleme, et jooksed kas või 5 kilomeetrit, siis esialgu ära imesta, kui kell näitab sulle, et nüüd sa pead peale seda 5 kilomeetrit taastuma näiteks 50 tundi enda, kui võid jälle kõvat trenni teha. Taastumisaeg, kell õpib sind aja jooksul tundma. Minul on praegu taastumisaeg sees, on, off. Ma tahan, et on. Valik käib ülemise paremise nupuga. Ja mulle meeldib, et see on sees. Sellepärast, et kuigi ütleme, et kui ma treenin treeningplaani järgi, siis ei ole vahet, mis sulle kell ütleb. Kas ta ütleb sulle, et puhka 50 tundi või 5 tundi või 24 tundi. Kui on trenn, siis ma olen ikkagi ju trenni, kui just mingit laiskust või viitsimust ei ole. Nii et las see olla sees. Kui sa oled jooksja sportlane, siis sa tahad, et sul need asjad on kõik sees. Siis vaatame, mis ma siis nüüd valisin. Mingisugune asi on mul siin perfect condition, uus VO2 max, see on sees, treening efekt on sees, recovery time, taastumisaeg on sees, kõik on olemas. Ja sellest režiimist siin väljaminek on back ehk siis tagasiminek. Nagu kui kasutada arvutit, siis on ka selline tavaliselt nool vasakul olemas. Tavaliselt on ülemal vasakul nurgas, et see saab alati tagasi minna. Või nutitelefonis on samamoodi, et nool vasakule, aga siin on kellal siis back nupp ehk siis saab
tagasi minna. True up. See on antud juhul siin standardselt off, aga mina tahan, et see on mul on. Siin on valida, kas on või off. Kui ma õigesti mäletan, siis kui inimesel on ainult üks kell, üks Karmini kell, siis see võib off olla, siis ei ole vahet. Aga kuna minul on kasutuses mitu Karmini kella, siis ma tahan, et see on. Ja see tähendab seda, et siis mul kõik Karmini kella seadmed ühtlustuvad. Et kui ma ühe Karmini kellaga olen teinud juba näiteks oma treeningud või olen teinud päeva jooksul 10 000 sammu, siis need sammud hüppavad ka automaatselt mu teise kella, et siis ma ei pea mõtlema, et näed, et ma polegi tegelikult täna midagi jalutanud või jooksnud või midagi teinud. Et siis on nagu ükskõik, mis oma Karmini kella ma haaran, nad kõik näitavad mul ühesuguseid tulemusi. Aga isegi kui see true up on off, sul on ainult üks kell, siis ei ole vahet. Ta võib olla on või off, see ei muuda su patarei kasutust absoluutselt, kui sul on näiteks ainult üks kell. Ja siis on log HRV. Võt selle ma jätan offi. Seda ma olen erinevatel kelladel proovinud, aga ma täpselt ei mäleta. See võib teinekord sul midagi vist ära rikkuda. Järsku see on see, et ta registreerib su seda südameloogisagestust puhke all. Ükskõik, mis asi see on, mul on see kogu aeg välja lülitatud ja las ta olla nõnda. Ehk siis off saab ka sisse lülitada, välja lülitada. On sisse lülitatud, off on välja lülitatud. Las ta olla off. Ja vaatan siis üle, mis ma siis nüüd teinud olen. Auto detection, true up. Kõik ongi juba. Siin füsioloogilised meetrid, siin ei olegi rohkem midagi valida, nüüd ma olen nendest kõik valikud ära teinud. Et sellest süsteemist välja minna, vajutan alumisele paremale nupule back. Edasi vaatan user profile. Ei tea, kas ma vaatan ikka. Mis mul siis veel on? Siin on nii palju asju vaja vaadata. Vaatan jälle user profile. Aga need seadistused, mis ma siin praegu teen, need ongi, et sa teed ainult ühe korra need ära kellas ja rohkem neid ei puutu. No jah, kui sul just kaal muutub, siis kaalu võid ju muuta aja jooksul, aga üldises mõttes need seadistused, mis mina oma kellale teen, need ka jäävad niimoodi. Nõnda, et see on siuke ühekordne seadistus, et ei pea mõtlema, et oi, et ma pean seda iga kuu muutma või mis iganes. Ja nüüd ma tahan vaadata user profile, ehk siis kasutaja profiil. Ehk siis need on nüüd nii-öelda minu andmed. Need ma juba valisin ennem ära. Sugu ehk siis naine olen mina, female. Sünniaasta ma panin endale 66. See ei ole küll õige, aga praegusel hetkel panin 66. Pikkus on siin olemas mul, kaal. Ja siin on ka võimalik valida, et mis käel sa kella kannad, kas vasakul või paremal. Südametöö, need pulsitsoonid. Kui sa tahad siin ekstra muuta, et tahad näiteks sõbrale kella anda või oled kogemata pannud valesti, siis kõik see valik käib ülemise parempoolse nupuga. Kas see female või male? Ma olen endiselt female, ma tahan female. Kui sünniaasta oleks eelmine kord valesti, et ei saanud aru, mis asi see on, siis saab samamoodi muuta. Lähed sünniaja sisse ja siin muudad, kui läks vale sünniaeg. Aga ma ei taha midagi muuta praegu. Pikkus ma jätan samamoodi samaks, aga muutmine käib niimoodi nagu ikka üles alla, valik üles alla
valik, valik, kaal. mul on kaal sobilik, ma ei hakka seda kuidagi muutma, aga kui on ikkagi vaja, siis vajutan sellega üles või alla nupuga ja valik on selle nupuga ja 62 oleks 61, 60. Nii, paneme jälle 62. Kell on mul siis vasakul või paremal käel. Praegusel hetkel on automaatselt, et kella hoian vasakul käel. Vaatame. Küsimus. Which wrist is your watch on? Et mis käe peal sa oma kella kannad? Vasak on left, right on parem. Ma panen praegu left ehk siis vasak. Las ta olla. See näiteks kui jooksma lähed, siis kell peaks nagu iseenesest suutma arvutada, et aha, sul on kell vasakul käel ja siis kui sa neid kurve võtad või jah, kui sa jooksed kurvides, siis kell peaks suutma arvutada, kell ju teab, kas sa pöörasid paremale või vasakule ja siis ta ju teab, et kus sinu keha kese on, et kas ta on sinu kella käest vasakul või paremal pool ja selle järgi siis oskab arvutada. Nii, ma valin siis vasaku. Nii, südametööl. Vaatame, mis siin siis valida saab. Heart rate on pulss. Praegu ta kell pakub automaatselt, et see on mul maksimaalne, mis see on, ei tea. Puhkea pulss, kuna ma ei ole kella kasutanud, kuna ma tegin ju seadistused nulliks, siis ei ole siin mingisuguseid asju näha, tsoonid ja asjad. Aga need on andmed siin, on heart rate, tagasi minnes ma vajutasin vasakule, et vasakule alla back nupule. Mina neid üldse ei puutu. Sellepärast, et ma ju ei tea, mis on mu maksimaalne pulss. Seda ma ei tea, ei mäleta, mis see on. Mis mu puhkepulss on, seda ma ka hetkel ei tea. Pulsitsoone, neid ma ka hetkel ei tea. Ja näiteks vajutad oma, vali omale jooksmiseks, rattasõiduks või ujumiseks ekstra pulsitsoonid. Aga ma ei tea neid endal ja ma ei vali neid ja selleks, et ma ei taha neid valida, siis valin back'iga jälle tagasi. Miks ma midagi ei vali, sest et las see kell ise otsustab, mis need õiged pulsid on. Küll ta kella aja jooksul midagi paika paneb ja kui ma jooksen, siis ma jooksen ju nii nagu jooksen. Sellest väljaminekuks on jälle back nupp. Power zones. Vaatame, mis siin power zones on. Based on aga need on siis need, ma ei tea, kas need on pulsitsoonid või on rattaga kuidagi power zoonid, ükskõik mis asi see on, see mind absoluutselt ei huvita. Ma lähen siit välja, ma ei muuda siit ühtegi asja. Ma pole üheski kellas neid asju siin muutnud, et ma pole kunagi vajadust tundnud. Vaata, mis ma siis siin teinud olen. Ikka olen naisterahvas, sündinud 66, pikkus 73, kaal 62 kilo, kannan kella vasakul käel. Pulsis ma ei muutnud midagi, power zone'is ma ei muutnud midagi. Nüüd lähen siit valikust välja. Et siis see on muudetud. Group track. Absoluutselt ma seda ei puutu. Ma võin näidata, mis siin sees on. Ja olgu, ma lülitan selle välja. Sellepärast siin on valik kas on või off. Grupp, ma ei ole kunagi nõnda, et kuskil grupis ja siis kellad peaksid kuidagi suhtlema. Ma ei teagi, kuidas need kellad suhtlevad, aga seda ma ei taha. Activity types grupis. Mis siin valida on? Cycling only, running only, show all.
las on siis olla show all nagu siin oli. Näitab kaardi peal. Grupid, absoluutselt. Seda, kui taha polegi vaja puudutada. Activity tracking. Seda ma kindlasti ise seadistan. Mis siin veel valida on? Navigation system. Aitab küll praeguseks. Juba see video on liiga pikk. Selleks, et seadistustest kõik välja minna ja tavaliselt kella ekraanil saada, vajutad back nii kaua, kuni sul tuleb kell. Juba on peaaegu 12.